Tere! Toore järgi peaks vastsündinud poisile tegema ümberlõikamist 8. päeval peale tema sünni. Nagu ütleb meie nädala peatükk, 8. päeval lõigatagu ümber poeg lapse eest nahka. Kui mingil põhjusel tehakse lapsele ümberlõikamist peale 8. päeva, siis kuigi sellega täidetakse käsku ja isegi öeldakse õnnistus, siis esmapilgul tundub selline käsu täitmine puudulik, kuna see ei saanud täidetud õigeaegselt. Õigeaegse ehk 8. päeval ümberlõikamise eelis seisneb selles, et seda tohib teha ka sabatipäeval, millal üldiselt on igasugune verelaskmine keelatud. Kui ümberlõikamist peaks tegema peale 8. päeva, siis sabatil on selle tegemine keelatud ja seda tohib teha ainult argipäeval. Samamoodi võib esmapilgul tunduda, et kui lapsele ei tehta õigeaegset ümberlõikamist, näiteks selle tõttu, et laps on olnud haige ja ümberlõikamise tegemine 8. päeval oli keelatud, ei aita hilimal ajal ümberlõikamise tegemine parandada olukorda, et laps on olnud ümberlõikamata ümberlõikamisele eelneval ajal. Kuigi antud juhul ei ole tegemist käsu rikkumisega, kuna ümberlõikamine 8. päeval ei olnud võimalik, siiski on antud juhul käsu täitmine puudulik. Rambam seletab, et ümber lõigata tohib ainult tervet last ja seda kahel põhjusel, kuna oht elule lükkab edasi kõike ja ümberlõikamist on võimalik teha hiljem, kuid ei ole võimalik tuua tagasi ühtegi lahkunud juudi hinge. Näeme, et Rambam pakub kahte seletust. Esimene, et oht elule lükkab edasi kõike, mis tähendab, et kuigi üldiselt ei soovitata käsu täitmist edasi lükata, antud juhul lükkub see edasi elule ohu pärast. Teine, et ümberlõikamist on võimalik teha hiljem, mis tähendab, et antud juhul ei ole tegemist edasilükkamisega, kuna tõepoolest ümberlõikamist on võimalik teha hiljem. Sellest näeme, et ümberlõikamine, mida tehakse peale 8. päeva, peaks aitama parandada ka sellele eelnevaid päevi, just kui laps oli õigel ajal ümber lõigatud. Peaks aru saama, kuidas on võimalik, et tegevus, mida tehakse hiljem, saab mõjutada aega, mis eelnes sellele tegevusele. Tooras leiame mitmeid näiteid selle kohta, kuidas tegevuse tulemusena ei teki midagi uut. Nende tegevuste eesmärgiks on puhastamine või eelneva seisu kinnitamine. Kuna tegevusi, mida tehti hiljem, teostati ainult eesmärgiga kinnitada eelnevat seisu, saavad nad mõjutada ka minevikku. See ei käi tegevuste kohta, mis peavad looma uut olukorda, kuna selliste tegevuste tulemused ei saa kuidagi moodi mõjutada eelnevat seisu. Teiste sõnadega tulemus ei saa eelneda selle põhjusele. Sellisel juhul, kuidas ümberlõikamine saab mõjutada sellele eelnevat seisundi. Samamoodi peaks aru saama, milleks Rambam lisab sõnu ja pole võimalik tagasi tuua ühtegi lahkunud juudi hinge. See on pigem seotud esimese põhjusega, elu ohtliku olukorra vältimisega. Raamatusliku Teitora seletatakse, et ümberlõikamise ajal tõmmatakse meie maailma selline jumaliku valgus, mida inimene ise oma teenimisega alla tõmmata ei saa, kuna loometa Jumala teenistus ei ulatu vaimsel tasemel nii kõrgele. Selline valgus tuleb meie maailma ise. Senikaua, kui lapsel on olemas eesnahk, ei ole võimalik sellist valgust alla tõmmata ning ainult tänu eesnaha eemaldamisele tuleb see valgus iseenesest alla. Sama kehtib ka vaimse hinge puhul, mis siseneb lapse kehasse ümberlõikamise ajal. Tegemist on vaimse tasemega, mis on kõrgem kui inimese intellekt ja seda ei ole võimalik alla tuua tänu inimese tegevusele, vaid see on seotud iga juudi olemusega ja seda avatakse ümberlõikamise ajal. Just selle tõttu mõjutab ümberlõikamine ka sellele eelnevat aega. Täpselt samamoodi kui kõik tegevused, mille tulemusena ei teki midagi uut, vaid mis avavad asju, mis olid juba varem olemas, aga olid peidus. Kui inimene ei tee ümberlõikamist ka hiljem oma elus, siis oma osa tema vaimsest hingest jääbki peidetuks, kuna maailma loomise ja juudi hinge tuleku eesmärk
meie materiaalses maailma seisneb selles, et juut tänu oma Jumala teenimisele avaks oma vaimse hinge potentsiaali, siis kui juut teeb ümberlõikamise ja avab oma vaimse hinge, mõjutab see ka ümberlõikamisele eelnevat aega. Sellepärast ütleb Rambam, et pole kunagi võimalik tagasi tuua lahkunud juudi hinge. Juutide seos Jumalaga on alati täiuslik, vaatamata sellele, millisel vaimsel tasemel juut parasjagu asub. Sellele vihjavad Rambami sõnad. Pole kunagi võimalik tagasi tuua. Pole kunagi võimalik tühistada kokkuleppe, mis on sõlmitud Jumala ja juudi rahva vahel. Ja see ei puuduta ainult juudi rahva tervikuna, vaid igat juuti isiklikult. Jumal on sidunud ennast iga juudiga sellise seosega, mida pole kunagi võimalik tühistada, ning Jumal armastab igat juuti olemusliku armastusega. Nagu ütles Baal Shem Tov, iga juut on Jumala jaoks kallim kui ainuke poeg, kes on sündinud vanematel vanemas eas ja isegi veel kallim. See, et Jumal lõi kogu maailma juutide pärast, ei kehti ainult juudi rahva kui terviku puhul, vaid iga eraldiseisva juudi puhul, mis tähendab, et igast üksikust juudist sõltub terve maailma loomise eesmärk. Seda niivõrd, et iga juut on kohustatud ütlema, minu pärast on loodud maailm, nagu on öeldud Talmudi traktaadis Sanhedrin. Ja seega igaüks, kes päästab juuti, päästab tervet maailma. Kuna kui maailmas puudub üks ainuke juut, midagi üliolulist on puudu terves maailmas. Kuna Jumala seos iga juudiga on alati täisjõus ja seda peab vaid avama, siis ka ümberlõikamist saab teha peale 20 päeva ja see ikkagi mõjutab kõiki sellele eelnevat päevi, kuna ümberlõikamine avab seda, mis oli juba varem olemas. Käsk teha ümberlõikamist vihjab kogu ülejäänud Jumala teenimisele. See õpetab meid, et juut peab alati tegutsema, ta ei tohi minna magama. Eeldades, et kuna tema seos Jumalaga on igavene, siis sellega kunagi midagi ei juhtu, sõltumata sellest, kuidas iganes ta ei käituks. Oma seost Jumalaga peab avama ning seda saab teha ainult läbi käskude täitmise. Lisaks sellele peab tegema ümberlõikamist ehk eemaldama oma kirge materiaalsete asjade vastu. Teisest küljest peab inimene teadma, et kui tema lõikab ümber oma süda, saavutab ta Jumala abiga palju rohkem võrreldes sellega, kui ta peaks tegutsema üksi. Kui inimene lõikab oma süda ümber, lõikab ka Jumal tema süda ümber ja tänu sellele teenib inimene lõpliku ja täieliku vabastuse. Shabbat shalom ja meeldivat toora õppimist!